mõte on aus. Hei, hunnik juttu ja suitsev veip, hei. Klaas on tühi ja pissipaus, hei. Veipi maha, aga jutt on pääs. Sõnad hõljuvad nagu suitsuvine lääs. Hei, hei, pool naljaga, pool tõsimeeli. Me ei tea, kaua jutust saame veelgi. Unneni juttu, sest sa kuulad. Pisut roost, rohkem kulda, uut episoodi kuula. Hunnik juttu ja suitsev veip, hei. Hei, hunnik juttu ja suitsev veip, hei. Stop recording või? Start recording. Ei, selle all on kirjas. Oh shit, see on nii kaugel. Me sellest peost on kõik asjad, meil oli see tuba oli täiesti sassis siin. Nagu, või mitte sassis, nagu me tõstsime kõik toolid, tõstsime siia. Nagu need kontoritoolid. See oli nagu ladu või? Jah, ja siis see oli nagu selles mõttes sassis, et nagu siin oli nagu mingi üks kast oli, mis sa ära tõstsid just, vaata see kast oli siin. Siis meil oli siin mingi 6 kontoritooli või midagi. Siis mingi Muus oli siin või? Jah, ma tõstsin need toolid natuke ringi. Fuck. Ma tõstsin need toolid ka siin natuke ringi. Ja siis nagu peo lõpus inimesed tahtsid istuda. Ja siis inimesed võtsid ise nagu siit mingeid asju välja. Ja siis need toolid tõsteti ka siit seest välja. Sellest sa sättisidki seda aina. Ja siis kõik oli siin nagu pilla-palla nagu. No jah, eks see niimoodi on, käibki. Ei, mitte et nagu midagi katki või pahasti oleks või midagi, aga lihtsalt üks siin nii palju sättimist oli. Nagu kõik oli natuke paigast ära ja ma ei ole lindistanud midagi siin. Või keegi ei ole lindistanud siin midagi pärast seda. Ei, see on oodatud see. Ei, see kaos oli normaalne. Nagu kõik oli fine. Nagu ei olnud mingit seda. See pani 24 või? Ma panin sul. Ei, ära pane sama palju. Okei. Sul on rohkem seda valguse peegeldamist sinu pool. Sellepärast mul on rohkem kui sul. Ei, ma... Vaata, sul on see uks seal ja sul on seda seinanurka. Mul on see kõik, vaata, see kardinaga kaetud. Ja siis sinu omal on natuke vähem, sest et sul on vähem powerit vaja kui mul. Et seda sama tulemust saada. Ja näed, vaata sinu... Sa vaatasid meid selle järgi sättisid? Jah. Nagu kui sa vaatad, nagu, siis sina oled natuke rohkem sealt äärest, oled valgem kui mina. Kuule, vaata mu särki. Jah. Sa arvad, ei näe midagi valesti või? On hea rohelised ja näha. Ma vaatasin ka, miks... Kas on nii väga värvid on? Jaa. Täpselt see roheline. Ma mõtlesin, et... Kuule, kui sa selle logo ette seisad, kas siis sul on hunnik juttu logo siin särgi peal või? Ja ongi. Ongi, vaata. Wow. Hunnik juttu ja suitsejad. Väga psychedelik. Nice. Issand. No jah, see on rohelist ja tõesti väga wild, nagu ma ei arvestanud sellega, et siin green screen'i... See on rookie-mistake, see on nagu kuskil mingi uudisteagentuuris või uudiste mingis saates. Keegi pani ka selle chroma green mingi... Ma ei mäleta, kas pintsaku või särgi või mingisuguse asja ja internet oli. ja, kohe mingi mõni. Kusjuures mulle meenub see, et nagu, ja just pintsaku peale ma nagu mäletaks ka ja siis kõik asjad nagu lol. Ma olen näinud, et nad ise teavad nagu nalja, et vaatavad rohelised püksid või midagi ja siis nagu, et hõljub. Ilmaennuste hõljub õhus. Kunagi käisime, ma juba rääkinud seda, kunagi käisime ETV-s mingil tuuril ja siis sai seda ilmaennustuse testi teha. No mitte testi, vaid nagu, et saame proovida, kuidas on seda ilmaennustamist teha. Nii et sa nägid ennast monitoril, sellel testmonitoril ja sinu taga oli see mingi sein, vaata kuhu siis nagu näidatakse seda. Ja siis nagu siis said proovida, kui lihtne on seda Põhjakaarest lõunakaarest. Ja üliraske, sest et esiteks sa teed peeglis seda. Ma ei tea, vanasti vähemalt oli. Nüüd võib-olla enam ei ole, ma ei tea. Võib-olla nüüd on tehnoloogia nii palju arenenud, et automaatselt seda. Aga siis oli see kõik ju suht mingi analoog, semi-analoog nagu. Et see oli jah. Nagu mul aju oli täiesti, ma mäletan. Ma ei mingi 9? 10? Oota, kus kohas see oli? ETV-s. Jaa, okei, raadiomaja või mis see? Telemajas.
Makes sense, et seda saaks proovida, sest see on kõige huvitavam nagu see uudistelugeja on lihtsalt uudistelugeja. Jah. Ja see prompt on ju või see Jah. teksti lugemine, et see on niuke erilises, aga ilm on tõesti see, et seal on mingi fake taust ja siis sa seal. kui sa mõtled niimoodi, siis ilmaennustus on nagu see, nagu kui sa võtad uudised ette, siis ilmaennustus on see kõige mõttetum asi nagu minu suhtes. aga tegelikult seal toimub kõige rohkem. ja just, ta on tehniliselt kõige keerulisem. jah, peale selle, et sul on seda live broadcast'i, sa võtad kellegi teise, noh, vaata see otsereporter, püstolreporter kuskilt stseenilt või kohalt, sündmuskohalt. Orkaanist. et seda on vaata, sul võib igast mingid ühendused vaata tuksi minna ja mingid asjad. aga muu, noh, stuudios ei toimu mitte midagi, vaata. sul on inimene, seisab kaamera ja see räägib. noh. Green screen'iga saad teha seda, et ma olen siin hullustormis. Tegelikult keegi pritsib vett lihtsalt peale ja siis taga on see roheline taust, vaata. ja niimoodi, jah. Kaameramees puhub. Nagu see mingi aktuaalne kaamera, mis see oli, vaata, ma ei tea, kas sa nägid seda, ma arvan ikka nägid, kus see nagu filmis seda uudiste lugejat, vaata, ja siis aevastas või midagi. Ja siis kaamera liikus paigast ära ja siis ta pani tagasi paika. siis mingi, ma ei tea, kas varem pole sellist asja näinud, aga see oli Atsu! Siis kaamera liikus paigast ära. aga kui sa mõtled selle peale, AK on ju mingi üks Euroopa vanimaid jätkuvaid neid uudistesaateid. jah, on jah. ja nüüd nad just tegid siis, kui see ETV sai mingi. Need on mingi Eesti sünni. ei, need on vanem, need on mingi. ja. ta on nõukaajastust seegi. ja seal on paljud saated Okay. televisiooni sünnist saati on põhimõtteliselt Eestis televisiooni tehtud ja ma sattusin mingi üks pühapäeva hommik või midagi või laupäeva hommik. Midagi siukest, sattusin teinekord paneme ETV-st paned peale, vaata nagu mingi teed süüa või midagi teed seal kodus, vaata siis ETV. Selle saab lausa, vaata mul telekanalid, et ma olen veebis panda, et täiesti vabalt saab projektori peale ka panna. ja just, jumala hea, mul meeldib see sisu on teinekord siuke mõnus, siuke malbe ja pool huvitav nagu, et sa vahepeal huvitav ja kõnnid edasi vaata ja teed mingi muid asju. Aga ja siis just oli see mingi ETV kohta, kes mingi sünnipäevasaade ja nad rääkisid, kuidas nad üldse alustasid nende saadete tegemist. Ja see oli väga huvitav, et nad olid väga paljudes asjades olid nagu pioneerid Euroopas nagu, et ma ei mäleta enam, nüüd ma panen pange, sest et ma ei mäleta enam. Aga no, mis mulle meeldi jäi, oli see, et väga paljud asjad, niisugused mingid, mille sa mõtled, et on nagu tavalised televisiooni asjad, siis nad olid ühed esimesed Euroopas, kes nagu katsetasid neid ja ise nagu mässasid ja möllasid neid ja kõik see saate või see, et sul on üldse 24 tundi see programm, noh, vanasti ei olnud ju vaata siukest asja. Uudised, mõtled? Ei, üldse nagu, et noh, et sul on televisioon on 24 tundi päevas. Noh, sul ei olnud vanasti niimoodi. Programm nagu ju. Et kanal töötab. Nagu vanasti oli see, et see kanali programm algas mingi teatud kellaajal ja lõppes a la 10 õhtul. Ma täitsa mäletan väiksena, ma vihkasin seda. ja pärast seda oli. ja siis see kuradi pilt, vaata see. Multikanal lõppes ära mingi kell 9 või kell 10 vist oli. Ja siis nagu mingi, damn. Mis nüüd? Ei olnud enam. Vaatan mingi kuradi mustvalged vanu filmi. Vaatan pornot või? Kunagi oli mingi multikakanal, läks mingi kell 11, läks mingi porno peale üle. Ma mõtlesin, tagantjärjele mõeldes midagi muud ei saanud panna. Ja, sest ma mäletan seda Cartoon Network, see läks üle, literally läkski selleks mustvalge kuradi vanad. Ja see oli ka kunagi, jah. See oli nagu mingi, you couldn't put anything more boring nagu väiksel lapsele vaata nagu peale. Et nagu wow. Aga jah, Eestis ja kanalites oli väga palju asjad, näiteks need mingid püstolreporterid ja live-ülekanded, näiteks kuidas nad esimest korda neid otse lülitusi tegid või midagi kuhugi, noh. Ma ei teadnud seda kõike. Väga huvitav. Mina ka ei teadnud. Väga lahe. Ja mul oli väga huvitav kuulata seda ja see, kuidas nad mässasid mingite asjadega ja nagu kuidas oli neil, noh, vaata inimesi on palju, kõik olid ise huvitatud asjast, nagu kõik olid hingega asja juures. Et nagu mulle tundus nagu, seal oli veidi seda YouTuberi vibe'i. Nagu tänapäeval on YouTuberid, vaata, kes ise mässavad, vaata kõigega. Siis vanasti oli televisioon, oli täpselt samamoodi. Et televisioonis oli täpselt samamoodi inimesed, kes olid hingega asja juures. Esimesed kaamerad, esimesed need kuradi transiiverid, nagu
oota, mis eesti keeles on? Ühesõnaga, need, mis saadavad ja need, mis vastu võtavad, on ju, mõlemad pooled on ju, keegi ei tea, kuidas see töötab päris täpselt. Noh, ega sul ei ole ju kuskil mingi, noh, see tollal... See mõtled valesti, on ju? Jah. Mingi 60-ndatel, 70-ndatel, ega keegi ei tea, kuskil ei olnud YouTuberis, sa ei saanud vaadata, et nagu, kuule, kuidas töötab. Here's Jake to tell you 5 tips. Ja, täpselt. Võtad oma kuradi telekanali lahti, kus ta räägib. Me ei mõtle, tänapäeval inimesed, ma arvan, ei mõtle selle peale, eriti nooremad inimesed. Meie võib-olla, meie vanuses juba nagu varem nagu sa oled õppinud asju või noh, see nagu tundub nagu loogilisem, aga nooremad, ma kujutan ette, et nende jaoks on see, kogu see süsteem tundub, ma arvan, veel või nagu, kuidas ma ütlen, seda ei osata nagu võib-olla niimoodi hinnata, nagu kui palju pidi ise nagu tuletama ja mõtlema nagu mingisugused asju. Ja selles võib see olla küll, jah. Et sul ei olnud, internet ei olnud, sa ei saa mitte kuidagi lugeda kuskilt, sa pidid kellegile helistama või kirjutama. Helistaminegi oli keeruline, aga siis kõigil telefonegi tol ajal ei olnud ju. Et nagu kogu see süsteem töötas täpselt, noh. Ega sa manualis, nagu sa võid manuali kirjutada. Praegu on ka ju frequently asked questions, aga mis siis, kui keegi avastab asja, mida sa ei näinud ette, no siis sa ei kirjutanud manuali seda ju. Et mingi notes ja mingi, kui keegi oli tark, et kirjutas asja juurde. Ja praegu on ju sul ju see, et keegi avastab mingisuguse probleemi, see pannakse kohe netti üles ja siis leitakse lahendus ja see kohe lisatakse kuhugi nagu juurde. Praegu YouTube'is sa oled how to Google, open Google, type in what you learned, search, nagu siuksed videod on nagu for everything nagu. Ma kõige jaburavaid asja leidnud nagu tutorial'e, 30 sekundit. Aga jah, vanasti oli see, ja seal rääkis mingitest vanadest diktoritest ja nendest reporteritest. On sul mõni nimi meeles? Ma nagu mäletaks mingid. Need olid kõik nii vanad, et nagu nad siis enam ei teinud neid asju, kui mina laps olin. Saad aru? Nad olid siis juba nii vanad, et nad enam ei teinud tööd, kui mina hakkasin televisiooni vaatama. Ja ma saan aru, aga mingid ikka on need diktorid või need saatejuhid, kes kui sina väiksena vaatasid telekat, nad olid. Kindlasti, jah. Ja siis ma mäletan mingi konkreetsed inimesed, kes olid väga kaua, aga võib-olla mõni on siiamaani äkki. Nagu... Kindlasti on. Nagu igi vana... Oota. Mis ta on siis? Ma ei tea, 80... Ma üritan pakkuda praegu, et mis aastast ta võiks olla. Oh my god, 56 või? Ma räägin. See on üks esimesi neid uudistesaateid, mis siiamaani töötab. Holy shit. Damn. See on akutaalne. Wow. Näe, võta mine alla. Aktuaalne kaamera. Pikem ajatel saade Argipööti, jah? Ma arvan, et võib-olla see ongi see saade, mida ma vaatasin äkki. Kuule, kui ta nii kiiresti leiab selle... Ai, see on lihtsalt aktuaalne. See on lihtsalt aktuaalne. Oh shit, hakkab pihti ka. Järve vaata aktuaalset kaamera. Mulle see nimi ka tegelikult alati meeldis. Ma kasutan sõna aktuaalse kaamera pärast. Sest on nagu see, et midagi, mis on nagu praegu ja asjakohane hetkel. See nagu, ongi see, et kõik teavad seda sõna läbi selle uudiste seda saate. Ja siis tänu sellele on nagu turvaline kasutada seda sõna, et mitte inimene saab aru, mis mõeldud on. Aga nagu ei kuule ikka nagu väga tihti seda ikkagi huvitaval kombel. Aga võtta Wikipedia lahti. Ja, ma tahtsingi sinna vaadata. Laenati Saksa TV-st aktuelle kaamera. Kalmel Tennossaar, võt. Ma mõtlesingi see tuta oli, see Kalmer Tennossaar oli laulja ju. Ja Zinaida Madissova. Okei, see ei ole tuttav nimi mulle küll, jah. Ma räägin, need ei ole... Aga oota, seal need pildid, kui ma avasin, need näod olid küll tuttavad osad. Kas need nimesid? Vaata siit, need on kõik tuttavad näod. Võt see, vana mees. Ma ei saa... Tema on olnud minu ajags väiksest peale. Siin on nimi, et Saar. Ma olen teda Marko Reikopiga kogu aeg asja seda nime. Ma tean, et ta ei ole Marko Reikop. Ma tean, et ta ei ole Marko Reikop. Ma lihtsalt iga kord, kui ma neid kahte näen, siis ma olen nende nimed asja. Aus, kus selles mul ka raudselt mingi hetk on olnud niimoodi, see overlap täielik. Ja siis ma olen mõlemaga, oota, see on see, ei, oota, ma ajan
ja üks jäi selleks nagu noh, nüüd, et ma olen see uudistevend onju, aga teine hakkas tegema seda hommikusaadet ja siis nagu on rohkem siuke nagu, et sa oled rohkem tuttav võib-olla selle inimesega, sest et läbi uudiste sa väga ei saa aru, mis see inimene päriselt on võib-olla. aga jah, tema on üks vanimaid, keda. see vend on ka seal päris kaua. see jah. Ma ei saa öelda, mis ta nimi on. Spordivend jah. aga nüüd ta on see põhise uudiste diktor ka. siis see on nagu mingi USA sarja. see on nagu mingi meeleheitsel kodupeal, mingi plakat. oota, K3-s. kusjuures see oleks täitsa mingi sari, Eesti sari, Aktuaalne kaamera või midagi. vaata, et nagu telgitagused ja see. vaata, USA-s on mingi sari ka sellest. et see oleks The Morning Show. jah, The Morning Show jah, et nagu mingi sarnast nagu. Apple TV pealt jookseb see. näe, vaata, alla näed. Aktuaalne kaamera 65. äkki ütlete paar sõna ETV-le? see oli mingi asi. see oli püstol, see oli mingi kuskil tehti tänavareportaaži ja siis öeldi, et äkki paar sõna ETV-le. ja sellest tegi Kreisi Raadio tegi, vaata selle skiti, vaata paar sõna Eesti Raadiole. jah, just. täpselt see, ma just mõtlengi, et ma oleks kuulnud seda naljana kuskil. Lahe vestik. vaata, kus on valgustatud seda. tal on otse valgus, vaata see spotlight, sest et tal on valgus otse peale. aga see on eest, vaata valgus, nii et tal on nagu. see on jah. julm. väga huvitav. aga kui sa vaatad seda, siis ta on hea fookusega, vaata klaas on hea. nagu see objektiivi klaas on nagu hea. selles mõttes, jah. et see pilt on vaata nagu sügav või nagu ma ei oska seletada, kui sa vaatad seda digipilti. vaata siin sa näed, vaata fookust, sa näed, mis ei ole fookuses, vaata. ta on nagu foto ikkagi, nagu mõnes mõttes. ja tõesti, üllatavalt elav kvaliteet ja väga suur foto nagu. et stereomikrid. ei lahe. mul ei ole enam, kes tädi on. kui sa selle sinna Vikipeedia lehel tagasi lähed, seal on, ma arvan, mul kirjas. arvad, et ma ei näinud, kes siin on, et nad nagu. näed, see on. ma mõtlen nime järgi, ma ei tea, kas ma nagu teaks. Urmas Ott on tuttav. Urmas Liiv. Marite Kallasmaa on tuttav kindlasti. ja Urve Tiidus on poliitikas nüüd, Sirje Eesmaa on nüüd poliitikas. Okei, Sirje Eesmaa ma tean, jah. Kalev Vapper. kas nüüd on Indrek Treufelt oli. jah, see on ka tuttav nimi. Neeme Raudn. Kadri Kindrikus. ja Monika Tamm. aga. okei. Ruth Peramets Püss. vaata, klikka seal. ja ma tahtsingi. Peramets, kurat ei läbi. oota, äkki ongi see sama püss? ongi vist. ongi vist, jah. sest et tõi niimoodi välja, vaata, ja ta oli seal cover pildil, vaata. tundub küll. vaata, mine korra selle püssi juurde. vaata, seal oli see Vikipeedias. artikkel. sest et seal räägiti, et seal oli üks naine, kes oli. eelmist teksti või seda teksti? seda teksti mõtlengi. ja ülipõus lastesaate juht oli tädi Rutiks. jaa, ta oli lastesaadete juht ka. aga. ülipopulaarsed lastesaadet. ja see oli ainuke lastesaade ilmselt. aga see on ülipopulaarne. ülipopulaarne. aga tema ei olnud võib-olla see. seal oli üks naine, kes hakkas mingi 18-aastane, hakkas seal ETV-s tööle. nagu mingi internina või midagi. ja siis sai operaatoriks või midagi. ja siis naisoperaatorid tol ajal nagu polnud üldse nagu. ja siis ta hakkas seal mässama, aga siis polnud see nagu. siis ma mõtlesin, et ta tegi ka seal mingi kõike töid. ta on minu meelest siiamaani ETV-s tööl. Wow, päriselt. ja ta on mingi 60 aastat ETV-s töötanud või midagi. nojah. aga vaata, mine tagasi. vaata, äkki seal räägitakse sellest. sest et see tundub siuke asi, mida nad mainiksid Vikipeedias. see on küll nii vana saade, et sellel on seda oma prestiiži, vaata. siukest aja prestiiži, vaata. saad, jah, esitasid. aga vaata alla. Need inimesed. aga see on AK, vaata, aga mine Eesti Televisioon. see on, ja, okei. sest see on AK põhine, aga see oli nagu Eesti Televisiooni. Eesti Televisioon. nii. 55, noh, mõtle, see on ka nüüd. kuule, see algas täitsa samal ajal ju, aasta hiljem oli AK siis. mis nüüd 1 aasta tegid? no. just oli mingi teine saade, vaata, või midagi.
nagu , et ma ei mäleta , mis see esimene asi oli , aga vaata , eks siin kindlasti kirjutavad , mis see esimene saade oli , mis sinna eetrisse läks . juhid , pearežissöör . oota , minu arust , kes see juhid olid seal , minu meelest rääkis sellest ka Ivanov , Leopold Piip , Raimond Pelu , kurat , ma ei mäleta , aga nad rääkisid kellestki , kes see juht oli , kes oli ka nagu alguses seal väga oluline , et kes seda tõmbas käima . Hagi Shane . jah , Hagish . Hagi Shane , väga huvitav nimi . ja ma tahtsin just öelda , Hagish Shane , jah . väga mõnus öelda , Hagish Shane . Hagish Shane ka tuleb või ? ta on ka 2 nime mees . sa ei saa öelda Shane või Hagi . ja . Hagi Shane . sa tahad , jah , Hagish Shane , lihtsalt sa tahad öelda terve see . tere . ja siis nagu , ja kui ma kuuleks seda nime , siis elu sees ei paneks , et need 2 erinevat sõna . ma mõtlen , et see on tema nagu perekonnanimi või midagi . Hagish Shane . okei , äkki kunstilised juhid ja pearežissöör , äkki seal on kedagi ? Vallo Rummo või ? Velo Rummo . Vello Rummo . Velo Rummo uuesti . siis ta oli lihtsalt kunstiline juht . Tõnis Kask , Grigori Kromanov , vot see oli mingi , ma mäletan , et sellest nad rääkisid seal midagi . Hillar Piip . okei , lähme edasi . Helle Karis . ma ei tea , kas Helle Karis on selle Alar Karise mingi , ei tea , Eesti on väga väike . no tema ema . õde , tädi . oota , mis asja ? no vist 44 sündinud on ju . ehk siis nagu , et siis nagu rohkem nagu ema on ju . jah , pigem . või tädi . või tädi jah . ei tea , kas siis siia ei pandud juurde või midagi või ? jaa , isiklikku . isiklikku või ? tema poeg Peeter Murdmaa . Eero Karis , näe , vennapoeg Eero Karis . nii et võib-olla on sugulane . jah , ei ütle midagi presidendi kohta . kus me olime , et siin või ? ja , see . okei . diktorid , Ofelia Mikk , Zinaida Madisova , see on korralik list . Alice Talvik . ma tean , see mingi järjekord ka sellel nagu loogiline või ei ole . ma arvan , et on . ma arvan , et see on järjest või ? Rutt on selle alguses küll jah , selles mõttes see Kalmer ka . aga Margus Saar on vaata seal . keskel . kas siis pärast seda on nii palju neid diktoreid olnud või ? no ta on , Indrek Pirkan , Kadri Leping , Urmas Ott Ummelas , Riho Västrik . ta on ikka väga ammu olnud küll jah . seda küll jah . see ei ole küll kõige meelitavam pilt . kurat , ta näeb nii Marko Reikop siin välja . täitsa perses . ma olin täiesti , ma olin nagu , et Reikop ju . see putt siis . see ei ole või kus mulle tundub või ? ja sulle tundub , ma panin sulle selle sinna pähe . no võib-olla küll jah . ma ei tea . aga mis aastast tema siis ? ta käis ka polütehniku . näed , tema esimene teleestus läks Eestrisse 90. aastal 7. juuli hommikul kell 9. põhimõtteliselt ta on rohkem teles olnud , kui mina elus olnud . aga ma just mõtlesin seda , et mul kuidagi midagi sellist meenub või tundub nagu , et ta on täpselt Eesti nagu uue aja sündimisest olnud . et ta on nagu see uue aja see . ta on ka need Vikerhommikus olnud . 10 aastat tegi Vikerhommikut . kurat , 10 aastat hommikusaadet teha on ikka ränk noh . no lõpuks kõik asjad muutuvad tööks onju . ei , ma just mõtlen seda , et nagu sa pead hommikul kell 5 või 4 üles ärkama juba hommikul vaata . ja selles mõttes küll jah . nagu . võimalik , et see päris tõesti . ja selles osas ma mõtlen , et nagu see ja esmaspäevas see on nagu päris karm jah , sest oled see meelelahutus siis nendele , kes ärkavad kell 5 hommikul ja lähevad tööle või mis iganes . aga sa pead juba olema nagu sa oled juba seal let's go . energiat täis ja trilemma . okei , selge pilt . mis mul oligi , aga no ühesõnaga see AK ja vaata kõik need asjad , need on sama populaarsed kui ja teada-tuntud , noh aktuaalne vaata nagu Põltsamaa sinep . jah ,
täpselt. kus kuradi pannakse kinni. Kusjuures ma tegin särki, ma tegin Põltsamaa sinepiga, ma tahtsin midagi teha. aga nüüd on see kindlalt põhjus teha. Jah, saad aru, ei täpselt. päriselt, see on õige aeg, mida teha. Täpselt, mõtlesin sama. Nagu... Kuule, selleks ajaks, tea mis saab jah? no. Rääkides Põltsamaa sinepist, siin on särk. ja. Sul on nädal aega, et see... ja oska palun. Oska sinepit, oska särki ja öelge, et ei tapa Eesti kultuuri. Yeah. Nagu me rääkisime, rotipurks ja Põltsamaa sinep. Ei kaua, no. Aga minu meelest... Kuule, miks me nagu muinsuskaitsel on igast asjad? Põltsamaa sinep muinsuskaitse alla. Yeah, ei näpi. Ja täpselt ei näpi. Ma olen nõus ka sellest, et... Kalevi šokolaad. Me oleme sellest, sa tegid kõik need uued need. ja. Nagu kui putsis need uued. Samamoodi Orkla kui selles. On või? Jaa, Kalev on Orkla ju. Bänn Orklale. Bänn, tähega bänn Orkla. Straight to jail. Ta on täielik kuradi orkrati keset teed. Et paneme kinni. Nagu ei anna neile rohkem asju. Just ja see... Ma olen igast asju nagu leidnud, mis meil on nagu kultuurist läbi käinud, mis on nagu muutunud nagu kuidagi iseloomulikus kultuuri, ma ei tea, maastikul. Et nüüd avastanud, et süüke toode oli või süüke asi oli või mis iganes vaata. Ja siis, et nagu ongi kahju, et seda ei ole nagu säilitatud või et kaob ära või ma ei tea. Ei nagu, mis meil on veel? Meil oli Kalevi šokolaad, Põltsamaa sinep. Jah. Lauaviin. Jah, just. See on väga... Viru valge, ütleme pigem. Lauaviin on see Saku originaal. Ära tuntav ja see kõik teavad vaata. Yeah. Aga mis meil söögist veel on? Rakvere viiner. Pereviiner, Rakvere viiner. Kuskilt mujalt sa ei saa sükest viinerit. Kuidas seda, mis võiks kirjutada kuulsad Eesti tooted või? Toidutooted. Või mis sõna veel oleks kuulsad või nagu... Parim Eesti toiduaine. Need kunagi anti vaata neid asju. Parim Eesti toiduaine 2019 vaata neid. No see peab olema. Kui sa ei saa muidu parimat Eesti toiduainet, kui sa ei ole... Jah, ma olen nõus. Mis on võetud kõik valesid asju? No see on see, kui sa mäkib toht. Okei, nii. Oi. Texas popcorn või? Püüavad Eesti parima. Oodud, mis asja? Miks popcorn seal on? Ju siis see on mingi Eesti toode, ei ole? No Palsnack teeb seda küll ja, aga nagu... Kas me anname lihtsalt nagu... Mis siin toimub? Kus kohas ma olen? Asi see? Nagu avad uudis. Paide või lehepuurid tahad või? Ja siis nagu ainult menüüd on näha, lihtsalt mingi hunnik mingid asju taga. Null infot nagu, et mida ma avasin, kus ma olen, mis see toimub nagu. Ja alla veel mingi kuradi jooksev bänner. Ja siis on veel üks bänner nagu. Ja siis siin on ka veel reklaam nagu digipakett. Ma tahan täiega seda 2 euro eest seda reklaami osta. Holy shit. Nagu mida kuradi? Holy shit lihtsalt. Oh my god. See on see reklaamileht, et siin kuskil vahel on kuskil see artikkel. See veel reklaami. Siin. Veel reklaami või? Ja see kõrval on ka ju reklaam. Ja, muidugi ikka, kus siis muidu sa ikka pead. Sul peab ikka jääma see mingi kuradi 5%. See meenutab neid kuradi neid, mis need kuradi olid need populaarsed saidid, vaata, need mingi, kus mingid rämpsuudiseid tehti, vaata. Ja siis sul on põhimõtteliselt kõik on nagu reklaam ja siis vahepeal on mingi 1 paragrahv uudist. Täitsa päris. Kuule, ma ei ole sükest teadist näidki. Kalevi poeg. Ma olen näinud seda. Aga ma ei ole sööd seda. Jah, väga huvitav. Kalev ja jäätis. Me ei pane kokku nagu. Jaa, et nagu ei ole näinud, aga nagu nii loogiline. Ega ma oleks näinud, ma olen näinud seda, ma olen mõelnud osta seda, aga ma millegipärast ei ole ostnud seda. Väga huvitav. Nagu nii loogiline. Aga oota, minu korra üles tagasi on tõesti näha seda kuupäeva. Eelmise aasta aega vana uudis. Jah, just. Ja me ei saa lugeda seda. Täitsa päris. No okei, see pildi pealt näeb mingeid asju. Või oota, kust ta nüüd läks?
kas seda pilti ei saa näha või? kuule, see on ju täielik cancer. ma ei tea, kes siin saidil käib üldse? mis siin teha saab? siin ei saa mitte midagi teha ju. ei no kui sa pead sa pead olema tellija. issand kõudne. Aeg kinni. Täielik ropus. Burnitud fire nagu. Palju. Let's go back to. Natuke rahulik. On ju, let's go back to 1950s. Hing kohe puhka. Kohe nagu siuke. jah. mu silmad ei ole nagu mingi rünnatud lihtsalt igal suunal. mis ma mõtlesin, et mul oli no eelmine nädal olid need mingid asjad, mis juhtusid, aga vaata ma käisin hambaarsti juures ja siis kuidas läks? Just mingi hambaoperi või midagi. aga ma ei käinud seal kunagi, vaata. ja siis hambaarsti juures? no selles kohas nagu. kus sa käisid? Mustamäe Läänemere hambapolikliinik. tead seda? jah, sõida mööda seda ka. Okay. ma kogu aeg näen neid reklaame, siis ma alati mõtlen, ma ei tea, kas peaks sinna minema. ma läksin selle pärast. kas see oli parem kui see Läänemere või Linnamäe või mis asi see oli? sa käisid kunagi seal? jaa, Lasnamäel. jah. ja ma vaatasin, et üks pere nagu. varem vist ei olnud, ma ei tea. aga. kumba sa soovitad? aga. ei, see oli täiesti normaalne, igati adekvaatne. väga professionaalne. noh, ei ole midagi halba öelda nagu. ja ühesõnaga, aga nagu. ma läksin sinna ja siis. mul on siuksed lääked taskud, et nagu asjad ei püsi hästi, et taskus vaata. tuled sinna, esimene asi, telefon plaksid maha. siis see mingi kapp oli seal, kust susse saab, onju. ja seal oli millegipärast siuke ikoon peal, et nagu käsi ja siis ringid nagu. ja siis ma mõtlesin, et see on mingi touch või. ja siis tegelikult see tahan sahtel. okei. ja siis nagu mingi, mul oli mingi täielik ATH kuradi tsirkus sellega nagu. ja siis muidugi lõpus, kui ma kõndisin nende siniste sussidega nahku otsas, et need mööda tänavat niimoodi. mingi autost mingi naine oli. pluss need sinised sussid ära, et see on mingi mine munni. Nad ju taaskasutavad neid ju. No, ma panin minema nendega. Ma tean. Ei, võite selles mõttes ma tean, aga nagu väga palju käivad, aga nagu nad mehega mingi, võta ikka sussid ära. Nagu. ja. ei no keegi käinud sealt Retseptuurist. Jaa, ma tahan. Inglise keelest läks eesti keelde. Retseptuur. Reception. Reception, jah. Reception on nagu retseptsioon, nagu retsept. jah, väga valesti läheb kõik, aga jah, registratuurist nagu ei öeldes midagi. Tänaval öeldi. Aga jah, ma olin väga, väga hea mehena too hetk, ma ei tea. Võib-olla oli hirm, ma ei tea. Aga võib-olla olengi siuke. Ise naersin vähemalt. Sisekaemus oli lihtsalt nagu, võib-olla oli närvis, võib-olla mul ongi selline. Maybe it's Maybelline. Maybe it's Maybelline, täpselt. Fuck no. Oota, ja siis, oota, hambaarst ja... Midagi oli veel või? Võib-olla ma pannud kirjas. Rookie mistake. Mul on päris palju seda. Hästi palju läheb kirja, hästi palju on siuke, et kurat ütleks minust. Ma olen viimasel päris hästi kirjutama hakanud asju. Ja see on väga hea harjumus. Ja ma nüüd kasutan ka kalendrit palju rohkem. Nagu tegime Kiku ühiskalendri. Nagu lõpuks, ma ei tea, miks me alles nüüd seda tegime. Mis platvormis või kus kohas? Kalendaris. Nagu Apple iOS-is või Google. Ei, no mul on see ühendatud. Nagu mul on Google'is siis või? Mul on Google'i kalender, iOS kalendaritega. Jaa, okei, niipidi. Aga nagu põhimõtteliselt kogu info ikkagi tuleb Google'is siis. Jah, aga nagu see on mul siin iOS kalendaris nagu sees. Ja vist, et nagu meil on ülitihti see, et me saame küll... Oota, näita korra uuesti. Kuidas see siuke kalender on? Mis mõttes? Mul ei ole siuke, mul on siuke sitt. Mul on dark mode'is lihtsalt see. Ei, see on teistsugune stacked. Mis on mingi uus versioon? Ei, oota. Aga kuidas sul on ikkagi nagu mingi asju on näha, mis kirjas on? Vaat, nagu mul on sama kalender ju. Sul on lihtsalt Apple'i kalender või? Ja. Kindlalt sa Google'i kalendrit ei kasuta? Ja, ei, ma ei ole kasutanud Google'i kalendrit. Ma ei tea? Seepärast ma uurisin... Details. Sain. Pidi vittu. Ma forever tahtnud. Ne, vaata, siin on siuke siga, kui sa vaata, sa saad välja zoomida. Voh. Kuule, see oligi puudu. Kuule, mine... Väga hea, et sa näitasid seda praegu.
ja need vaata, sa saad rohkem ka välja zoomida ja sa saad nagu rohkem näha. ma olen reaalselt läinud arvutisse kalendrit vaatama, sest et seal on nagu mugav näha overview'd ja siin on nagu vajutad päevale. Aga see on tulnud mingi iOS update'iga, sest et nagu forever ago see oli väga basic nagu. Ja siis teadma, et ma tegin, meil on, nagu mul on tööasjad, on ühes Google Sheetis, nagu mida update itakse, et nagu millal need shoot'id on ja mingid asjad on. Ja siis ma tean, millal videod sisse tulevad, mida ma töötlema pean. Ja siis ma kirjutasin koodi koos Geminiga, mis nüüd paneb mulle automaatselt need kalendrisse. Yes. Exactly. Ja siis ma nüüd juba ei pea mõtlema, siis ma ka mingi, mõtle, mis järgmine nädal on. Ja siis ma tean, kui kiire mul on järgmine nädal. Jaa, see on väga hea. Siis ma tegin Notioniga selle, et ta paneb mulle nagu work task'i, paneb nagu sinna work task'i nagu kalendrisse või kuskisse kohta. Aga ma pean seda veel veits töötlema niimoodi, et ta kuidagi nagu filtreerib seda parem ja siis ta hakkas panema kõiki email'e sinna. See on putsis. Jah, see on putsis. Aga rääkides see AI coding on ju. Ma tegin, näitan, millest ma ei ole rääkinud sulle. Vaata, mul on taustaks see, kuidas ma ütlen, taevas. Ja siis nagu, näitan mil viidel. Ma ei tea, kas ekraani peal on näha hästi. No niimoodi nurga alt on veits näha. Sa saad sinna ette panna. Mitte kõrve ka seda. Aga seda zoomib sinna ära. Nagu ta peaks sulle liiguta natuke seda. No see on aga siuke, see kuradi nagu siuke taevas ja siis näitab nagu, et umbes, et mis ilm parasjagu on või kus päike parasjagu on, et praegu on a la midagi õhtu siuke päike loemus on ju. Ja see Maci peal on arvutis siuke wallpaper, mis kasutades seda päeva jooksul sul vahetab järjest niimoodi, et on nagu päev, ilusti sinine taevas on ju ja siis läheb niimoodi oranžikaks, lillakaks niimoodi läheb ja siis öösel on tumesinine, täht tumesiniseks ja edasi on ju. Ja siis ma arvutis kasutangi seda, et siis ma ei vaheta wallpaperit kogu aeg. Ja siis ta nagu läbi arvuti ekraani näitab, mis nagu, et mis ilm nagu on või see, kus päev on parasjagu või see. Ja siis, ühesõnaga, et iPhone'is ei ole seda ja siis ma leidsin mingisuguse, keegi oli kirjutanud koodi jupi, kus umbes, et ta vahetab iga päev sul wallpaperit ja siis ta jookseb mingisugused ala mingi 30 sükest punktikest jookseb täis, et sa saad mõõta näiteks mingi 90 päeva või pulmani ja siis iga päev on sükse nagu progress bar, mis jookseb täis, vaata. Ja siis nagu selle põhjal ma olin nagu, okei, niimoodi saab. Ja siis lasin ChatGPT'l kirjutada mulle selle koodi jupi siis niimoodi, et ta vahetab wallpaperi siis iga mingi tund aega või midagi. Selle nagu vastavalt kellaajale vaata. Ja ma küsisin ühe korra seda koodi ja see kohe töötab. Ja siis iPhone'is panin Shortcuts app'is, et vaata rakendada. Shortcuts app'is panin siis need, muidugi pidi panema iga selle kellaaja, et 11.30, 12.30. See võtab natuke nagu... Veits aega, aga ühe korra teda ära ja ülituus, et ma olen ülirahul sellega. Ideest teostaseni sai päris lihtsalt seda. Ma räägin, see on nagu, kui sa viitsid natuke nagu mässata, sest seal on päris palju asju, mida sa saad nagu teha, kui sa nagu viitsid. Aga see ongi kõik siuksed asjad, et nagu kas see suurt kasu on? Kas ta teeb elu mugavamaks? Jah. Kui sa õigesti kasutad, see on tööriist. Aga see kõik on sellest, et sa pead teadma, mida sa tahad. Nagu see, ta ei tee lihtsalt iseenesest sul elu lihtsamaks. Nagu see on sama, et kui sa võtad endale näiteks, ütleme, et sa palkad 5 inimest endale. Sa pead ütlema neile, mida nad teevad, vaata. Nad tegelikult teevad iseenesest. Hakkab tööle nüüd. Ja siis lähed minema. Aga see ei tööta nii nagu. Ja munni, see oleks päris hea. No, aga inimesed niimoodi suhtuvad sellesse. Ei, see oleks nii hea pränk lihtsalt, vaata, kui nagu palkad inimesed ja siis nagu minema. Sa tead, mis me tegema peame? Ei, ma ei tea, ma olen käsinud vaivad. Ja nüüd päeva lõpus tuled, hea töö! Super, homme jälle, davai!
kõik lähevad koju mingi . ja siis saavad palka ka nagu what the fuck . kui mul oleks miljon raha , ma teeks üks lollis juba korra . see üks päris hea nali tegelikult . see on täiega mingi Youtube'i asi , mida teha , mingi kuradi jaa , Mr Beast või Jaa. mõistlik raha kasutus . aga no okei , meelelahutuseks võib küll . jällegi keegi hakkab päriselt tööle , mõtleb mingi su asja välja , sa oled mingi teed no respekt , aga nagu jah , good job noh . aga mis hakkasid rääkima , sul oli see analoog , et töötajad tahtsid kuskile minna sellega . ei , ma just seda tahtsingi öelda , et nagu inimesed kasutavad nagu Jaa, ChatGPT-d vaata nii , et nagu miks ta mu elu lihtsamaks ei tee ? sa ei oska rääkida temaga või sa ei oska ülesandeid jagada või sa oskad küsida ta käest midagi . nagu ega ta , nagu ta ei hakka iseenesest su asju ära tegema . ja ta võib valesid asju pakkuda sulle . et sa pead , mitte ainult seda , vaid ta ju ei nagu , see on tööriist , tööriist ei tee ise su asju ära , nagu sa pead teda kasutama . noh , haamer , löö nüüd naela . Jah. noh , ei ole nii , et paned haamri laua peale , pakid naelu ja siis lähed minema . nagu mingi kirjutad one star review mingi . Jah. panin haamri , et naelad 6 tunniks ja mitte midagi . mitte üks nael , mitte üks nael . naelad läksid rohkem . üks star . jah , oota , ma just nägin mingeid review'sid , ma ei mäleta , mis toode oli . mis toode oli ? Gimbal või midagi , ma ei tea . inimesed olid nagu see , et toode ei ole jõudnud kohale . üks staar . jah . aga oota , et ma ei ole veel toodet kasutanud . aga mingi , ma arvan seda , üks staar või mingi sihuke . ja siis üks oli veel , et päris hea toode , üks staar . okei . Thanks , I guess . siis nagu vahepeal inimesed on nagu mingi kasutavad seda nagu chati või midagi . Review seda . ei , ma ei tea , mida inimesed mõtlevad teinekord nagu . vajalt nagu . Kikul ühel restoranil inimene pani 2 aastat hiljem , kui ta käis seal , pani 2 aastat hiljem , pani review . et ja mingi imeliku review ka veel nagu , et mingi kokteilid olid vist kallid või midagi siukest 2 aastat hiljem . nagu kirjutaski I was there 2 years ago . niimoodi või ? kuidagi nii , siis mingi , ma ei mäleta või midagi , et service was slow that busy day või kuidagi nagu mingi ülirandom see mingi . nagu miks , nagu nüüd või ? aga saad aru , ta ei olnud ikka veel üle sellest või ? ei , ma . ta ei olnud ikka veel üle . ei , aga ta ei olnud pannud 1 staar . ta oli umbes mingi 2 või 3 . ehk siis ta oli nagu mildly annoyed . mõtled , sa oled nagu selline inimene , kellel on 2 aastat hiljem mingi sihuke asi meeles üldse . et see on sul meeles . ma mõtlen , äkki ta oli 2 aastat tagasi käis Tallinnas . ja siis nüüd sattus uuesti Tallinnasse , käis mööda ja siis ta . ma mõtlesin sama . oota . ma just mõtlesin sama , et ta käis mööda . ikkagi nagu . ei , for real nagu , kuule , come on , ikka veel oli üle sellest või ? või siis teine asi . nagu proovi uuesti või ära või nagu , ma ei saa kunagi aru nendest inimestest , kes jätavad põhjendamatuid , nagu selles mõttes põhjendamatuid nagu siukseid subjektiivseid hinnanguid nagu tugevaid hinnanguid . et nagu kui see asi on subjektiivne , siis nagu . kuidas see teist aitab ? Jah. jah . aga kõik kirjutavad seda nii , nagu see oleks fundamentaalne teadmine . aga . üldine tõde , Jah. mida ma avastasin . ma ei tea , mingi road olid liiga piprased . äkki mulle meeldib spicy . nagu see ei aita jah kedagi nagu täpselt . hea näide jah , nagu okei , kui ta on mingi räigelt üles valatud ja noh , vahel juhtub , who cares , et ei tähenda , et kõik on halb . või ma ei tea , või ühesõnaga seal võiks mingi check käia , et nagu saadad ja siis ta nagu ai kontrollib , ütleb , et täiesti mõttetu kommentaar , me ei pane seda . või siis , et nagu siis . aga minu meelest , kas enam ei ole nendest kohtadest , vaata , et on inimesed saavad upvote ida , vaata need , et this was a helpful comment , vaata . kuskil on ja see on . kas see on kuskil või ? ja ma olen näinud seda . Reddit töötab ju nii . no Reddit ütleb nii , aga ma olen näinud seda review süsteemi ka , kus on niimoodi , et see on kindlalt , et sa näed parimaid , kõige kasulikumaid neid review'e kõik üle . sest muidu on päris palju sodi alati . et see töötab minu meelest parem , sest muidu sul ongi nagu mingi inimene kirjutab , tal oli võib-olla mingi halb päev , sattus mingi halva asja otsa . 100% see . 2 aastat hiljem ta oli ikka veel üle sellest .
ja nagu literally saaksid ära jätta selle, et 2 aastat hiljem lihtsalt kirjuta, et joogiasideni ja siis see oleks nagu samamoodi töötanud, aga see 2 aastat see teeb lihtsalt selle ekstra veidraks. no väga veidrad. ja see tekitab küll, kas sa tahad tähelepanu? No for real jaa, kindlalt. Ta oli nii bitter lihtsalt, aga nagu see tegelikult tavaliselt ütleb inimese kohta palju rohkem kui midagi nagu. Tähelepanust rääkides, tuli meelde. Üks päev, paar päeva tagasi. Meile kummalegi ei meeldi tähelepanu. ei, sellepärast me lindistamegi podcast. ja just. Need videos. 2 HD-d. jah. kuradi kaameras. Aga ei, no that's not the point. Aga sorry räägi. Nüüd on kevad vaata õues. Thank fuck. Ja nägid kahte I naist. believe in fuck. You believe in fuck? Nagu thank fuck, vaata thank god, thank Thank fuck. Fuck help me now. Sorry, ma derailin jälle. Nii, kõnnin tänava peal ja 2 naist kõnnivad minu ees. Peaaegu kõrvuti, aga kindlasti ei ole nagu ei käi koos nagu 2 võõrast inimest. Selles mõttes vaata ikka tänaval inimesed. Nii, 2 naist. Nad ei saanud rohkem erinevad olla. Nagu üks naine oli nagu nii nagu sükestes pool läbipaistvates retuusides, aga sulejope oli peal. Ja mingi, ma ei mäleta, mis tal mingid ketsid, mingi tossud või mingid asjad olid jalas. Aga ta nagu, ta ei tundu nagu ta läheks trenni. Nagu saad aru, mis ma mõtlen. Ei, ta stiili pärast rohkem. Ja siis kõrval oli naine, kellel olid siuksed laiad, siuksed riides, siuksed poolvillased, siuksed ülikuulid, mingi püksid, vaata nagu hästi palju materjali, nagu siuksed nagu täiega lohvakad, siuksed püksid, mingi nagu siis mingi kuuli jope ja mingid asjad. Ja nad olid üks sama pikad. Nagu see oli nii huvitav. Et nad saaks riided vahetada näiteks ja siis... Aga nagu mulle lihtsalt nagu sellepärast kuidagi nad jäidki vist nagu silma, et nagu nad olid nii erinevad nagu kuidagi koos, nagu see pilt oli kuidagi nagu nii must ja valge nagu kuidagi. See on kahju, et kui sa oleks fotot teinud, see oleks suht creepy olnud. Jah. Aga siis ma jäin mõtlema selle peale, et kumb rohkem tähelepanu tahab. Sest et me nagu, kas nagu, me isegi võib-olla mitte nagu teadlikult, aga nagu alateadlikult võib-olla isegi. Või teadlikult, ma ei tea. Nagu kuidas kunagi. Aga nagu siis ma mõtlesin, et kas seda inimene tahab rohkem tähelepanu, kellel on ilmselgelt väga vähe materjali seljas, või siis see, kellel on räigelt palju materjali selles. Sest et nagu esmapilgul tundub, et see, kellel on vähem, et see tahab ju vaata. Aga siis ma hakkasin mõtlema, kas see on nii tõsi? Nagu tegelikult, kui sa paned endale mingid räigelt nagu mingid suured püksid jalga, sa võtad rohkem ruumi, sa teed vaata, mida isased loomad vaata loodusest teevad, sa teed nagu puhvi ennast, sa teed suuremaks ennast. Orsus on väga trendikas praegu. Ehk siis väga moega kaasas käib. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et ma ei teagi. Nagu... See võib täitsa võrdne isegi olla. Kui sa käid trendikalt riides, niimoodi, et sa võib-olla ei paista hullud silmaga, aga kui sa hakkad vaatama niimoodi, siis nagu näed, et see kõik väga valitud, väga nagu moes see, mis praegu on või midagi, et siis see on täpselt samamoodi tähelepanu. Ja siis ma mõtlesingi, et vaata, nagu minu meelest, miks ma seda mõtlema hakkasin või miks ma seda jagan, on see, et väga palju öeldakse nagu selle retuusi kandmine tüdrukul nagu seda nagu või naisele talle pigem öeldakse, vaata nagu she was nagu dressing for it või ma ei tea, öeldakse vaata, et nagu, et ta riietus niimoodi väljakutsuvalt või mis iganes. Ja. Provokatiivselt. Jah, just. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et nagu okei, aga nagu kui sul on nagu nii palju riiet pükste küljes, et nagu sellega oleks võinud nii naabri, kes seal kõrval kõndis, kui ka nagu teisel pool nagu inimesed nagu riietada. Siis... Seda küll, jah, ma ei ole niimoodi mõelda, see on hea point. Nagu siis see võib-olla nagu, et kas nagu, ma ei tea, ma ei ole otsest nagu seda, kuhu ma lähen sellega, aga lihtsalt ma ei nagu mõtlema, et... Ei, see literally ees kõndib siuke, paradoks. Jah, et nagu kõik, mis sa kirjeldasid, ma vaimu silmas kujutan ette, on küll jah, väga drastiliselt erinev. Et minimaalselt riied, maksimaalselt riied ja nagu ma eeldan ka, et nagu, ma ei tea, erksamad värvid või siuke nagu rohkem silmapaistev toon või midagi. See, kus oli palju ka seda kangast, oli siuke vana aja parketipruun. Ja need retuusid olid süsimustad. Ja jope? Jope oli rohkem materjali, oli kas
mitte oliivirohekas, samblarohekas ja sellel mustadel retuusidel oli kohvikreem ja sulajope. Okei, ehk siis nagu siuke heledam. Jah. Aga no see on, see paistab silma. no, ja just ikkagi kontrasti mõistes siis, ja see, kellel rohkem riiet, sa kirjeldasid täpselt nii nagu enam, et kuidas on näete ka mingi must-pruun, midagi siukest. Jah, et see, noh, on küll kontrast see, et nagu, noh, vastandeid küll, jah, ma paneks ka eriti see püks ja kõik see personaaliks. Aga lihtsalt nagu, teine asi on, nagu me ütleme, et nagu see, nagu kui sa 2 inimest kõrvati paned ja see 10 inimesed küsid nagu esmamuljet, siis kõik on mingi, ja see retuusides pihv on mingi, noh. Kuidagi, nagu minu meelest inimesed mõtlevad negatiivsemalt minu meelest selle peale. Ja. No on ju nii? Ja, absoluutselt. Ma ei tea, mis sa arvad, mis sa mõtled, ja see on siuke, nagu alati on nagu. Ja võib-olla seal on ka mingi tõepõhi all, võib-olla nagu, aga teisest otsast minu meelest on ka naljakas öelda, et või mõelda nii, et nagu kui inimene ennast nagu ülemäära palju riidesse paneb või noh, et mingi nagu trendikalt riidesse paneb, et see on siis vähem nagu tähelepanu otsivam. Või et nagu, või üldse, et see tähelepanu otsimine nagu mingit pidi halb on või mis iganes asi. Aga et ma ei tea, kuidagi. Jaa. Ei, see on hea filosoofiline. Mul ei ole sellega kuhugi, jah. Mul ei ole mingit vastust siin või midagi. Ja ma üldse ei imestaks, kui nagu ma enne mainisin, et kui see on võrdne, et mõlemal on kuidagi mõõtes seda, et mõlemal on tegelikult täpselt sama kõrge see tähelepanu. Võib-olla, lihtsalt täiesti erinevast kohast, kuidas nad seda väljendavad või mis iganes. Kui teeme korra pausi. Kui räägib palad, võistlust sama ja mul on palad. Hunnik juttu ja suitsev veib, hei, öö on pikk ja mõte on aus, hei. Hunnik juttu ja suitsev veib, hei, klaas on tühi ja pissipaus, hei. Hei, ma ei tea. Kas riietud kui kevadine kapsas, lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata? Või pigem sähvatades sihvakaid sääri, põhjustades möödujatel hiljem tõsiseid vestlusi monogaamia teemadel? Siis suvaliin.ee lehelt leiad kindlasti midagi endale ja enda lähimale sõbrannale või miks mitte ka lemmikloomale. Kodukootud disainiga tooted suvaliin.ee. Olge mõnusad! Aina pöörleb, keegi ei mäleta algust, aga ei tea midagi ka lõpust. Hunnik juttu. Normaalne volum. Hunnik juttu. Recommended volume on see punane, see teip seal. Jah, see on see, kus on, kui me seda võimu me üldiselt ei näpi, seda suurt võimu. Sest, et siis on kõik ülejäänud üleval, on vaat erinevad toad. Siis, et need on nagu saab iga tuba vaata eraldi nagu projektida. Ja, see baseline on nagu olemas vaata. Ja, just. Et siis on lihtsam nagu händida see süsteemi. That makes sense. Aga te tegite ringi on ju, et oli niimoodi, et selle puldi pealt see üks või oli kogu aeg? Ei, kogu aeg oli. Või kogu aeg. Viimased mitu aastat. Okei, nüüd see on hea. Et see punase teibi me tegime, jah, siis kui me esimese teise toa ühendasime taha minu mõnest. Või äkki siis, kui ma vannitoa äkki ühendasime. Ma ei mäletagi. Paar aastat ühesõnaga on olnud nii, et see suurt võimu me ei näpi nagu. Ei, see on väga see, oota, kas Sendos on ka muusika? No, next step. No, meil lihtsalt praegu veel seal, sellel kanalil on otsas. Sellel väiksel võimul. No siis kopeerida ei saa. Nüüd me peaks lisa selle jubina ostma. Nagu sinna ei mahu lihtsalt muidu. Okei. Ma ei tea nii hästi. Ei, lihtsalt seal on augud otsas. Ja ma saan aru sellest. Ja ma mõtlen, et ma ei tea, mis siis nagu, ma paneks splitteri. Ei, ma paneks nagu topelt siis. Aga vaata siis see eraldi kontrollida.
ja ma tean , aga nagu . aga vaata kogu selle asja point , selle võlu ongi see , et ja , ma nagu saan aru . kõik töötab sünkroonis , et sul ei ole seda heliläägi kuskil . aga samas sa saad kõik eraldi kontrollida nii , et nagu tahad vannitoas rohkem , paned rohkem , tahad workshop'is rohkem , paned workshop'is rohkem . ma olen lihtsalt nii kannatamatu , et kui on nagu ühe asja taga see . aga meil ei ole vaja seal toas , sest et seal toas keegi ei tee midagi . ma mõtlesin selle peo pärast vaata . me meelega selle peo jaoks ka ei pannud , sellepärast et . tegelikult , et saab rääkida või ? jaa , sest et see muusika on piisavalt vali . meil oli hommikul olid Olli toast olid kõlad , sest et me ühendasime DJ puldid live stream'i jaoks nagu ühendasime teistpidi . ühendasime kogu selle helisüsteemi natuke nagu ringi ja siis see suure toa need kõlarid ei töötanud . no ma oleks võinud saada need tööle , aga ma ei viitsinud otsida need kogu seda juhtmestikku ümber tõsta . 4 oli neid või ? kanaleid või ? suure toa kalarid on 4 või ? Jah. . aga need olid kõik selle supakaga , ühesõnaga see oli oma süsteem ja siis ma ei viitsinud ja siis oli ainuke heli oli vannitoast , workshop'ist ja Olli toast . aga siin nagu suures toas ei töötanud see heli , aga meil seal tagatoas oli ka muusika piisavalt nagu normaalne . sest et no see ei ole nii suur koht , vaata . ja , ei nice . et ja kui seda niisama chat ida , vaata nagu jäppida , vaata midagi , siis ei ole vaja nagu mingi . ei , see on tõsi jah , sest et loogiline on see , et see on tantsukoht ja siis nagu DJ või mida iganes on ju kõige valim muusika . DJ . ja siis muud kohad on see , kus on nagu taustaks lihtsalt see , et sa nagu kuuled või midagi , noh , whatever . et kus inimesed saavad rääkida , sest nagu inimesed hakkavad niikuinii kohe otsima kohti , kus saab rääkida . et seda rääkisin sulle , et me Olliga ühendasime ka lõpuks need DJ puldi ära ja hakkasime mängima . hakkasid jah ? Jah. Oh, nice . ma nüüd 3 korda proovin mässata siin . okei , väga hea , sest et minu arust ma ütlesin ka vaata , et see 90%, 95% on sinu muusikaline teadmine ja tunnetus ja . alguses on vaja lihtsalt need nupud selgeks ja saada , endale et . see tehniline on väga minimaalne , noh muidugi seal on oma väljad , vähemalt levelid , kõik asjad onju , aga see basics . no me oleme nüüd on- mais , on vist mai või ? oli juunis , on see Jussuke tuleb Eestisse . tead see kiilakis Jaapani . ei , ma tean , raha tähed , jah , valuutaga on need nii . jah , tuleb nüüd Eestisse , me läheme seda vaatama . see on segane vend lihtsalt , see Ja, ja, kuidas ja. see neid nuppe näpib nagu , see on palju see nagu . pilet on mingi 90 , 150 ? Kiku ostis Tundi, jah. need , ei Kiku ostis need siis , kui need veel müüki tulid kohe . nii et ma arvan , et ta ostis need suht hea hinnaga . See on küll- nüüd , ma tean , Iiris ütles , et nüüd on need 80 euri vist olid , aga ma tean , et nagu Kiku kindlasti ei ostnud need selle hinnaga . ja , okei . 80 võtsi . aga noh , see on , ei no ta on tegelikult nagu maailma tipptase onju . aga jah , sest et see on küll siuke artist , mis nagu võiks vaata . et sa ei mäleta , kes oli see eest , et see aasta tulid Eestisse mingi Black Eyed Peas või ? ja nagu Moby , kuradi 10-15 years too late nagu . Moby , siis tuleb Moby veel kinda , Swedish House Mafia on nüüd kohe tulemas . 10 years too late jälle . oota , ma kohe ütlen . just , väga hea , Swedish House Mafia väga hea näide . 10 years too late . 12 juuni . nagu ma ei ütle , et ta on halb või midagi . Jussuke on 12 juuni Ah. või Jossuk . et see ei ongi Jussuke , Yukimatsu . ma ei ütlegi valesti Ei. . ongi Jussuke ja Yukimatsu . kuna ma tean , siis minu jaoks kõlas kohe õigesti . või sa mõtled , et ta päris nimi ongi siuke või ? ei , ma lihtsalt kas sa mõtlesin , ütlesid õigesti või ? jaa , ma teadsin , et ta ma tean , ma oleks korrigeerinud ma mõtlesin , et ma teadsin , et see on mingi Jossu . sa võid juba selle peale mõelda , vaata , et ta nimes on jenid , dollarid ja eurod ehk siis YSE ja O on ka , ma ei tea , mis see O on . on aga ka . see on lihtsalt see Swedish O , vaata , tead see ja , no Ma ei tea, Skandinaavia O , Jah. mis ta on see ? ja Yukimatsu . Yukimatsu . aga tead , mida tal ei ole või ? Õ-d tal näiteks ei ole . Ü-d ma ei näe . ta oleks võinud panna Jussuke Ü-dega . Full kuradi . Yukimatsu , ta oleks võinud Ä panna . ma ei näe seda . ja copyright ja original . nagu missed opportunity noh . ja tead , et abc boring , paneme kõik need tähed , mis on special characters . Special characters the DJ . aga ühesõnaga , et nagu Swedish House Mafia . DJ Wing Thing . Swedish House ei , mis on see Wing ?
Wing-Ting see. Wing-Ting, jah. DJ Wing-Ting. Hea nimi. Kõik plakatid on lihtsalt need kuradi ristkülikud. Sest et keegi ei saa printida neid nagu. Mul tuleb sellega midagi meelde. Mingi 8 ristkülikud lihtsalt. Mul tuleb sellega meelde, et keegi kasutas seda, et koodikeelena. Sest et sa ju vajutad tähti ja siis sa on päris tähed. Et kui sa tõlgid ümber teise fonti, siis ta on et seda saab täitsa kasutada. Underrated, ma arvan. Aga ühesõnaga ma mõtlesin, et Jusuka on nii siuke DJ just huvitav, et ta nagu olenemata ajast nagu on huvitav kindlasti vaatama minna. 10 aastat tagasi, nüüd midagi ära siin ju. Aga see on Swedish House Mafia pigem siuke, et nagu jah, aga nende ma arvan, et nende live on ikkagi päris kvaliteetne. Ma ei ütle, et halb, ma ütlen midagi seda, aga nagu samamoodi juba teinud just oli. Kindlasti nad ei ole midagi. Nad vist midagi nüüd lasid. Et oleks siuke, et oh my god, I gotta get the fucking ticket now. Aga samas teisest otsast jällegi. Nagu neid nooruse asju on ikkagi tore vaadata teinekord. Vaata, mõni on siuke, et on isiklik sinu jaoks. Swedish House Mafia ei ole kunagi jäänud mulle. Ma võib-olla selle nurga alt räägin. Aga ma olen kindlasti nautinud nende lugusid niimoodi, et bänger, vaata. Ma mäletan, meil oli ikka küll kõvasti oli need, kui see esimene see Ma siis vaatasin videot, kus nad tegid selle biidi, mingisugune klipp oli, kus nad nagu tegid seda klippi, nagu eilselt seda biisi või midagi. Et sellega sai ikka, nagu kui ma noor, siis sai ikka, ei, ma ütlen Greyhound oli üks häid lugu. Jah, on. Aga see lugu oli juba minust nagu veits nagu siuke pop. Nagu need vanad need. Minu jaoks kõik on pop olnud neil kanda. Aga ma ei tea jah, aga nagu samas mul sellel ei ole piletit, nagu ma ei ole ka seda nagu vastanud. Ja exactly my point. Sul on Jusuka pilet, aga mitte Swedish House Mafia pilet, sest et üks on no-brainer ja teine on nagu mingi... See Jusuka oli ka minu jaoks nagu siuke nii ja naagi ikka nagu lämme. Okei, lämme. See ei ole vaadanud YouTube'is see video mingi how to DJ like a god. Jah, ma vaatasin kusjuures seda Red Bull DJ competition'i, kus ta mängis eelmine aasta või üle-eelmine aasta, siis kui ta just kuulsaks sai. Ja ma vaatasin seda, millegipärast ma sattusin selle DJ, nagu millegipärast ma vaatasin neid DJ battle'id nagu. Kunagi ei ole vaadanud neid. Või nagu kunagi kindlasti kuidagi ammu, aga nagu ma ei ole midagi. Ja siis sattusin ja siis see Jusuka oli seal nagu peal ja ma olin nagu holy shit, see venn näeb nagu vaeva nagu. Aga ta ei kolmandaks minu meelest seal battle'is. Ja siis ongi vaata rohkem pingutada ja kasvada. Ei, aga nagu ausalt see top 5 oli kõik nagu siuksed, et see on pigem nagu maitse küsimus, sest et nagu need olid kõik nagu pigem on seal, et nagu kuidas need kohtunikud nagu tollel päeval hääletasid, sest et need kõik olid nagu immaculate style ja nagu kõik shit, nagu seal ei ole nagu... Ma mõtlen selles mõttes, et see oli kindlasti tema jaoks hea koht, kust nagu tunda, et kasvada vaata. Või motiveerida väga hästi. Ei, seda kindlasti, jaa. Aga nagu ma arvan, et ta ei õppinud sealt midagi, vaid ta pigem oli nagu, et ausalt, ma ei tea, mida ta oleks saanud paremini teha. Nagu ta ei eksinud, nagu keegi ei eksi seal. Nagu ta oli võib-olla agressiivne, vaata, või nagu tema stiil, vaata, võib-olla ei sobi kõigile või midagi. Aga nagu ta ei teinud midagi nagu... Ma ei tea, kuidas ta oleks saanud midagi paremini. Tal oli oma see ikkagi iseloomulik see hääl või mängimine. Et see ei ole muutunud või midagi. Aga kas teil on mingid haigust või mingid asja? Ta oli vähis, sellepärast on kiilas. Oli või on? Ta oli. Ja sellepärast, aga ta võitis õnneks nagu sai üle sellest. Okei, võt seda ma ei teadnud. Nagu vähemalt nii ma sain aru. Et millega see nagu... Et ta algas, ta tegi mingit tööd, ma ei mäleta, kas ta oli ka mingi investor banker või mingi some shit nagu. Ja sai vähi ja ma ütlesin nagu pohhui, täna ma olen eluaeg DJ-d ja tahtnud, hakkas DJ-ima ja siis ta samal ajal nagu sai sellest vähist nagu jagu. Ülivaljud räägivad seda lugu, et mingid süksed diagnoosid nagu on elu täielik kannapööre ja nagu paneb kõik fookusesse, mis actually tegelikult oluline on ja mille nimel nagu elada ja kõik see. Huvitav küll, et sa enam ei ole stressis ja järsku sul ei ole vähki enam nagu.
ma arvan, ta on väga tänulik, et ta sai siukse elupöörde teha. see on sarnane nagu oli, vaata, mäletad see tattoo'ga, vaata see, kes lasi endast full, vaata. ma just mõtlesin samal ajal selle peale, sest ta on ka tattoo'des, vaata, hästi sarnane. tal oli sama lugu, tal oli ka mingi brain cancer või mingi some shit nagu. ja siis jäi ellu, onju. või kuidas? guugeldama või? ta minu meelest suri ära. aga ma ei tea, kas see oli vähepõhi pärast. nii suva. mulle meeldib, et me Zaha ei uudiste tädi. terve aeg lihtsalt. siuke vanaema on lihtsalt ekraanil. pane Lady Gaga tattoo'ga. ma tean, et ta tegi temaga koos neid videosid. ja Rick Genest, just there you go. surnud jah? 2018 jah. aga tead, võib-olla ma seda mõtlesin ka võib-olla, et ma mäletan, et kellelegi ei läinud väga hästi. isegi kahju tegelikult. sest et noh, seesama Jussuka näitel vaata, hea kuulda vaata seda, et oh, I'm gonna die. aga vaata, kas ta suri selle vähi pärast või? ma nagu mäletaks, et see ka tervemaks. nagu sai tervemaks. ma ei tea, sa oled tegelikult vähemalt, et see, vaata. noh, aitu, nii. After, oh my god. Suicide. What? no ma usun jah. Accidental. nagu, noh, ei tea, ühesõnaga. okei. no jah, selles mõttes, et level of alcohol, traces of cannabis. no, ma ei ole küll kunagi kuulnud, et keegi kuradi savust kuradi suitsiidseks muutuks nagu. jah. okei. no kui on. He had recently become engaged and by all accounts he have found a career fulfilling. ja also nagu, et kõrge alkoholi see ei ole kõrge, seal oli, et ei, high level of alcohol. on ju, high level. nagu sorry, ma lugesin valesti. minu arust sellest piisab, et sa tunned ennast, kaotad tasakaalu või mis iganes, et nagu oled veits peaalas pidi Noted the balcony railing ends below his hips. nagu oh, really? jaa, nagu kui sul alla puusada, siis võib tõesti nagu liinida ja nagu while smoking, jah, see võib tõesti olla. ei no, jah. see on kuradi loodud selleks, et midagi valesti läheb. isegi kui haige, tegelikult ma ei aru, tähendab, teemna. vend pääses vähist, siis ma eeldan. siis niimoodi. God damn, noh. oota, ma ei tahtnud. jah, no siuke tuli. mul läheb sassi vahepeal need mingid inimesed, kes on hästi sarnased, mingid tattoo'd on teinud. või ma ei tea, kas nad olid varem või mitte. aga, vaata. kas te ei olnud selles Suicide Squadis ka või? vot just, täpselt see. vot, ütles praegu õigesti. ja mul 2016 ongi, jah, siis ta oligi. oi jah? sest et minul on sama see. oota, vaatame. mul tuli väga vähe tähtis tegelane seal. oota, ei, minu arust. käest pane lihtsalt. korraks. sest minu arust see oli just see, et ta oli, näed, see vend on ju. aga minu arust see oli näitleja. oli või? jaa, aga nagu ta oli clearly. Võta pane kaast. kus kaas? üles. jaa, tohi. sest et ta nagu clearly inspired by mingi, vot see vend või midagi. minu arust oli Sato Santana, vaata vanema. sest ma mäletan, ma kunagi vaatasin selle järgi, sest et nii sarnane tattoo, näe. ongi? nii sarnane tattoo, literally sama tattoo see kuradi. jaa, aga nagu ega see Riki võttis ka ju sellest kuskilt ju inspireeritud vaata mingitest asjadest nagu. nojah, seda küll jah, aga nagu ma ei tea. aga see oli peak height nagu sellel Skullboil ka nagu. jaa, oota, ma panen, vaatame neid kõrvuti. oota. noh, no siin on vist mingi näide või? ei mõlemad. ei ole. ei, on küll jah. on või? jah, sest et see paremal on see Rick Genest Lady Gagaga ja vasakul on see
see Suicide Squadi tegelane või? Minu meelest küll jah. Oota, kas siin nagu või nagu, kuidas ta nagu keegi ei ole neid 2 asja kokku pannud või? Et ja no shit, see näeb välja nagu El Diablo. Pane Rick Jones'ist El Diablo. Keegi ma arvan seda Chato ei pane. No jah, just. Tegelikult see on nagu see on ju tegelase päris nimi, aga mitte see on hea pilt nagu sellest Rick Jones'ist, vaata, ilma selle make-up'iga, vaata, nagu kus tal ei ole ühtegi tätoveeringut, vaata. Ja, päris naleks. Nagu nii beebi nagu selles mõttes, vaata. Nii vanilla. Ongi, et tuttavad väga lahedast tegelikult. Ma ei tea, kas peab nii ekstreemseteni minema, aga samas, kui sa arvad, et sa sured varsti ära, siis fuck it nagu. Ja leave a beautiful corpse, nagu öeldakse. Irony on lihtsalt see, et nagu mitte nendel viisidel, mis ta arvas, nagu crazy. Oota, aga huvitav jätta nagu ma ei näe kuskil seda nagu kõrvuti, mis siin toimub, ma ei saa aru. Või El Diablo ongi, nii upcoming. Mustvalged pildid, mis tast tehtud on täiega lahedad nagu. Jah, sobib ka hästi see. Sest nagu midagi ei muutu peale selle, et taha toon, vaata. Aga nagu need pildid lihtsalt on ise lahedad nagu minu meelest. Ta isegi nagu highlight ib selle, et on mustvalge. Sest et need, mulle endale käivati meeldi, et need mustad tattood alati meeldinud. Et nagu neutraalne või värvid saab alati lisada või ma ei tea. Okei, no selge pilt. Siis ma ei mäleta, kus me tulime siia. Rick Enest. Jusuke. Kui ta oleks Eesti DJ, siis ta nimi oleks Jusike. DJ Jusike! Et kui see kõlab nagu hästi lahedalt meile Jaapani mingi nimi, siis võib-olla Jaapanis see on lihtsalt Jusikene. DJ Jusike! Just siukse häälega vaata nagu. Jei, DJ Jusike! Ja rahvas klapsatega kaasa, jee! Just, DJ Jusike! Pum. Ja see DJ on siuke suur, mingi 190 centimeetrit pikk, siuke kuradi vend nagu. Nii see Jusike! Jusike! 2 meetrit pikk vend. Ma ei mäleta, kus mul see mõte tuli, aga vahepeal mõtlesin, vaata, kui sa lähed linna kuskile, jõuad kuskile linna, no riiki ka vist on ju, siis sul on ju see riigi või linna nimi, on ju, silt. Aga no ja nagu transport on meil kogu aeg vaata eksisteerinud, lennukid käivad mingi 100 aastat või mis iganes on ju. Ja siis nagu, et igale teisele transpordile on see olemas, et sa jõuad kuskile kohta, mis on see silt, et sa jõudsid sinna kohta. Aga lennukiga ei ole. Ja ma mõtlen seda, et piiri pealt vaata või kuskilt siuksest kohast. Eks ma mõtlen seda, et nagu, et riikidel võiks olla see, et see on nagu gloobusel on vaata kirjutatud peale Ecuador, Egypt, vaata. Et see on nagu lennukist, sa vaatad alla. Egypt. Nagu so stupid on ju. Aga samas, me lendame lennukitega nii palju. Why not? Mida sa suitsetasid? Aga nagu, sest vaata, sa vahepeal vaatad nagu mingid põllud on ja asjad on all ja siis nagu kas mingi Poola või Saksamaa või ma ei tea, mis see praegu on. You know? Ei, ma olen nõus sinuga. See oleks nagu siuke nagu... Vaata, Peruus nad tegid. Tegid, jah? Sa mõtled need hujud või? Nazca Lines või mis iganes. Jaa. Nazca Lines. Jah, Nazca Lines. Ancient Aliens. Ancient Aliens. Kohustuse kirjandus seal. Aga
Ugas on vaata see mingi kuradi mees ja mingi hobune või mingi laama või midagi on pandud, vaata tehtud. Ma ei teagi seda. Mingi siuksed random asju on veel nagu, mis on tehtud. No UK-s on see, on need just püss on laivis. Püssab. Püssab. Pane mingi UK, ma ei tea. Earth painting või midagi paneme. Sa ütlesid mingi hobune? Minu meelest oli mingi horse või mingi horse. Ma kirjutan hästi, näed, ongi kohe liidis. Ei ole või? Tere, ma olin täiesti kindel. Wikipedia artikkel oli kohe. Näed, seal all. Vist siuke või? Jah. White horse of the chalk. Okei. See on siuke mingi muruplatsi peal tinglikult joonistatud hobune. Nagu, oota, aga mis see selle all on mingisugune, kas ta on nagu vanast ajast mingisugune? See on lihtsalt nagu vana ja pilt, vaata nagu midagi. What the fuck? Nagu lahaks. Näed, see on 3000 aastat vana öelda lihtsalt seal. Okay. Võib-olla see on see, kuidas sa nägid, et kuidas tegid seda ja nagu, vaata praegu on võib-olla see muru, vaata, peale kasvanud, võib-olla seal on rohkem, vaata, või vanasti võib-olla see oli rohkem, see on 3000 aastat. On või? Seda mõtlesingi, et kas ta on siis nagu ja no vaata see all on kirjas. Ma ei lugenud seda. 3000 year old prehistoric figure. Ma mõtlesin, et see on nagu hiljuti. 3000 aastaga nagu ma arvan, et see chalk võib sealt päris nagu, minema nahku. Nagu... Ei, üldse ime 3000 aastat on see nagu laivis. Et minu meelest mingi, seal on mingid asju veel mingi siukseid. Okei. No see ja siis need põllu joonist, need circles. Crop circles, just. Ma ei tea, kuidas eesti keeles. Ma ei tea ka. Aga UK-st see minust algas, kui ma ei eksi. Ma oleks nagu vaadanud mingit dokut või mingit asja, kus... Crop circle lihtsalt Google'i otsingutes. Või nagu find kuradi AI slop nagu. Sest et nagu umbes, et esimesed crop circle'id, kus nad tekkisid, et nad olid minust UK-s ja siis see oli lõpuks nagu... See oli alla midagi sellist, et päris tõde nüüd on päevavalgele tulnud, et näed, see vana mees omal ajal tegi neid oma põllule või midagi ennast vaata. Mingi sellist oli. Ja umbes, et tema alustaski kogu seda asja nagu. I mean, see päris naljakas tegelikult, sest et ma ei tea, kas see oli mõeldud, et see on tulnukad. Võib-olla ta tegi seda nagu sellepärast, et kuule, aga nagu, tegelikult on ilus on ju. Sest ma arvan, see... Aga vaata seda all paremas nurgas. Nii. Kurat, seda annab teha. Just. Jumala crazy, kuradi keeruline. Nagu, vahet ei ole, kuidas sa selle tegid, aga nagu, kuidas teed selle? Ma arvan, et... Vaata, see tundub Photoshop. Ma arvan, abiks on tugev autistlik aju. Vaata, kus nad arutavad sulle kõiki piikohti ja ma ei tea, mis selline asju vaata. Tõsi. See võib olla mingisugune siuke... Aga nagu... Sul on taevast ette tehniliselt. Jaa. No seal on vaata see rõngas on ju. Vaata, see on isegi võib-olla näha ka seda, et kus nagu sa hakkad keskelt niimoodi ja järjest lähed nagu suuremaks ja siis ring tuleb seal niimoodi ilusti. Ta näitas oma tööriistu ka, ta kasutas küll seda nööri ja ka igaste asju, et ta nagu tegelikult täitsa mõitas neid asju. Ei no muidugi see nööri asja nagu kunagi kõik vanad hooned on niimoodi üles ehitatud, aga kuidas on muidu kuradi neid normaalseid hoone fundamente ju nagu tegid. Just ja kes see paremini teab neid asju, kui mitte mingisugune farmer kuskil, kes elab siukest vana vaatsamat elu on ju. Aga sellegi poolest nagu siukest asja teha on nagu... Ei, full credit nagu selle eest, et see on nagu, vaata siin olid nagu, kus see on see, kust see risk? Aga see Jussuke? Jussuke. Mingi siuke jünn, vaata. See tundub päris. See on päris crazy ikka. Ja see kuradi... Aga see tundub nagu pigem nagu selleks arvutiga tehtud. Võib-olla, aga samas see on midagi sellist, nagu ma oleks näinud seda. Kuskil Ancient Aliens või midagi. Siuksed keskelt välja ulatav, ma nüüd kirjeldan seda, et siis keskel üks suur ring ja siis selle ümber on 6 ringi väiksemad ja siis niimoodi järjest lähevad igast sellest 6 ringist tulevad järjest veel ringid otsa, kuni ta tekitab siukse nagu propelleri efekti.
parim, kuidas ma saan kirjelda. Aga üritasin nagu kuulata seda, mida sa rääkisid, aga parem kui mitte midagi. kujutage ette, et on nagu joontega propeller, nagu 6 propelleri tiiba on, aga 6 joont on põhimõtteliselt, mis liiguvad nagu vee all. Ja siis kõik need jooned on täidetud järjest suurenevate ja siis lõpus vähenevate ringidega. Ehk siis sul on ühe joone peal on 3, 6, 9, 12 ringi. Ehk siis kokku on 6 korda 12 on 72 ringi, mis tulevad ühest suurest ringist välja. Ja siis iga ringi juures on veel omaette väiksed ringid, mis tekitavad lisamulle. Jaa. Kokku on mingi... See on crazy ju. Jah. Täiesti crazy ju. Et... Vaata mõni sodib viikusse või kuskile on ju. See vend sodib oma kuradi põllule lihtsalt mingi kuradi haigeid ornamentikaid nagu... Samas jällegi ainult ringe teha on võib-olla lihtsam. Ei seda kindlasti. Aga sellegi poolest vaata, et need... Jah, ma ei tea. See ikka peab veits plaanima vaata, et sul oleks need... Veits. Tšütšüt nagu... Tuleb värvi seina nagu, sa paned täiega mööda ja üredi vend teeb kropsud. Aga samas jällegi vaata, kui sul see mastaap on nii suur, kui sa natuke mööda paned, seda ei jääb vaata paista. Just. See viga jäi nii paistma, et viga. Et sul on kindlasti see võimalus nagu sellega mängida. See on nagu mingi Apex Twin'i logo nagu või midagi. Ja biohazard või kuidas see 2000-te alguse vaata kogu see tehno kuigi vibes. Kuidas eesti keeles ütled, see on biohazard? Bioht. Yeah, I mean, you're not wrong nagu. Biohazard on muidu Jaapanis Resident Evil'i nimi. Nagu, nad ei ole kunagi nagu, et ülejäänud maailm on Resident Evil ja Jaapanis on Biohazard. Siiamaani. Kõik mängud on Biohazard. Niimoodi jäi lihtsalt. Võib-olla mingi story kindlasti oli kuskil midagi, et umbes, et liiga generic või sobi või midagi oli sellega, et see Biohazard sobinud ja siis pandi Resident Evil. Muidu ta pidigi olema Biohazard. Ja Jaapanis, see on Jaapani vaata, Jaapani loodud on ju, et siis nende keeli on jah Biohazard. Vaata, kuidas need ringid, see on siis see Biohazardi logo ja põhimõtteliselt on ju. Aga vaata need ringid vahel kohtudes tekitavad keskele tähe. See on päris lahe. Mulle meeldib see geomeetriline mäng, kus nagu... Geomeetris tekivadki igasugused sellised huvitavad asjad, kui sa teed võrdeliselt head nagu seda. See on crazy ja see on nagu mingisugune nagu matemaatikat nähes visuaalselt või midagi. Nagu sellist vaata. Ja see, et ta on ilus, on ainult loogiline, sest matemaatika ongi ilus, kui ta nagu töötab. Ja siis on mingid need Kreeka või Rooma need siuksed, you know? Jah, on jah, kus niimoodi ütleb, on niimoodi vaadata. See on väga, ma hiljuti õppisin selle, see on hästi mingisugune tuntud Kreeka, mingisugune hästi palju kasutatud see mingisugune siuke muster või asi. Nendel maal või vaasidel just vaasidel. See on väga levinud. Ühesõnaga jah, siukest asju. Ma ei mäleta, kus me ütlesime siia jälle. Ja taevast need näha, et mis riiki sa jõuad. Jah. Et võtta kuskil mingid kohad on kurat, sest mul vist meenub see, et kus mul tuli see mõte, et ma vist midagi nägin kuskil. Mingit pilti või kas mul oli endal või midagi, et nagu olid nagu lennukast nagu oli näha mingit nagu nimest. Tuli meelde. Kui sa vaatad Google Mapsist Rocca al Mare, siis Rocca al Mare keskuse katusele kirjutatud Rocca al Mare. On või? Vaatame. Õnneks võin kohe võtta. Võib-olla sealt tuli või nagu, sest ma olen seda ammu nagu tähele pannud. Aga see on sellepärast, et lennukid lendavad siit üle. Nagu see on see lennukoridor. No vot, just, there you go. Aga nagu, kui nagu keskus on, miks meil ei võiks riik olla, vaata, et nagu kindlasti on nii palju tühja maad vabalt nagu. Aga kas ta tehakse? Muidu ka tehakse. Ma mõtlen, et see võiks olla siuke,
ja no shit, et kõigil on vaata. rohkem ma olen seal. Oota, Paremal. siin jah. Uut, näed. On ju? Mis naleks? Et sinna katusele ronides saad Vaata, aga kus on parkla on? lehvitada. Siin taga vist. Jaa. Väga huvitav. Ma ei tea, mis ma siin vaatasin. Ma vist vaatasin seda, mitte Refi taksa, vaid siin on see tehk ülevaatus. Uit. Tekno ülevaatus. DJ-d käivad. DJ Tekno, vaatavad oma tehno üle. ja. Kõlbab õhtul mängida või kõlbana. ja. Inspektsioon. Vaatame tehno üle. Muidu sinna pulti lasta võtta, kui ei ole ülevaatused läbi käinud. Ülevaatusel käisid või? Kus sul see templi, värske templiga kuradi sertifikaat. Su beatid ei ole piisavalt fräšid, aga ma olen forever mõelnud seda, et kuidas... Kuule, aga see oleks ülihea see, mitte branši, aga nagu see pre-party nimi, tehno ülevaatus. Vaatad nagu, et teed selle pre-party peo, vaatad nagu tehno vaatad. Täpselt, exactly. Ja ma tahtsin küll öelda, et nagu see on sul kuradi kuldsel kandikul ette toodud nagu. Just tee, mis tahad sellega. Peo, sarja nimi, mis iganes, nagu sul seda ette kirjutatud see. Ja siis mul oli üks teine veel. Oota. Peopesa. On peopesa peal. Et jaa, no mingi peo kohta, peopesa. Ja nagu see on nii kahemõtteline, et nagu... Kunagi oli Peo Leo. Jaa, ma mäletan seal, oota. Laagris. Oota. Mulle tuleb sassi, kurat, mis teine see oli. Ma mõtlen Mustamäel kuskil Mustamäel? Kuskil, kus Martin elas. Hästi ligidalt. Ja seal oli mingisugused punased tellisest mingisugune üldhoone, kus võib-olla oli mingi pood ka. Aga siis seal oli, oota... Sa mõtled... Kännukukk või midagi. Jah. Jah, see. Mitte kännukukk, aga kännukukk on jook. Jaa, aga just see oli jook, aga siis oli see koht ka. Mustamäe... Ja ma tean küll, mida sa mõtled, see on Mustamäe turg on nüüd see. Selle juures. Ja seal oli küll, see oli kännukukk. Ma ei saanud seda peast välja. Ma tean, aga ma nagu mäletan just niimoodi, et see oli Kännukuke turg, et ta oli nii jook kui ka see koht vaata. Ma mäletan nagu väiksest peale, et ma käisin seal ujulas üle tee, kuskil kooli juures ja siis Kännukukk oli see koha. Võib-olla see on mingi tänav või midagi. Street Art Kännukukk. No see näeb täiega välja nagu mingi meie aja, mingi Abits või midagi. Näeb küll, jah. Nii palju foore, see on mingi nightmare. Jõuad ristmikule ja sul on mingi 8 foori, kõik näitavad erinevat valgust. Okei. Kuskil oli see mingi seeria pilte, kus mingi koer oli jäänud, jälitas seda jalutajat, vaata, kes Street Art tegi. Ja ta jäi mingi 4000 fotole või midagi. Siis ta jälitas seda mingi ülipikalt. Tallinna mõõk on siin. Tallinna mõõk? Nagu vehklejad või? Vehklemist saanud need siin. On jah? Sul oled nii veel väiksemad, ei tahtnud kirjutada. No... Mida sa vehid siin? Vehivad siin. Mis teete? No, aga kas nagu seda vehklemist seda nimetatakse mõõgaks või? EP-mõõk, jah. Ma ei teadnud. Ma mõtlesin, et tal on võib-olla mingi fancy nimi, mingi... Aga ta oli lihtsalt mõõk, ta on EP-mõõk. Ja, no ma mõtlen, et tal on see liides on ikka see mõõk, aga mõtlesin alati, et tal on midagi fancy. Inglise keeles on kuidagi nimetatakse seda teistmoodi. Rapier. Ei.
seda see kõlab nii värdjalt. Aga nagu rapier või mingi siuke asi. Ei, see on ka, aga see ei ole see, millega nad võitlevad. Ta on see teravatsaga mingisugune siuke vanaaegne. No muidugi meil on mingi inglis, UK, noh. Vaata, kas me ei kasutanud eesti keelt vahepeal või? Terve aeg eesti keelt ka rääkida. Ei ole. Amiin, Aktuaalne Kaamera. Me oleme 2 tundi rääkinud, aga me ei ole kordagi eesti keelt kasutanud tegelikult. Me räägime inglise keeles. Ei, ma mõtlesin seda, aga veel nii. Torkerjelv. Punkti saamiseks tuleb vastas torgata mõõga otsaga. Oho. Tundub keeruline. EP-soord. Aga minu arust see on mingi nimetus ka ei ole. Ma nagu kuidagi mäletan, et see oli mingi EpiPen. EpiPen. Vaata seda esimest seal. Ei, sure, see läheb täiega kokku sellega, mis sa otsisid praegu. What does Del Mundo mean? EP. Fencing. Näed, mingid jutid on peal. Small sport. Small smart. Nägin mingid videod selle kohta, kus keegi, see ei registreerinud lööki. Vahel 2 korda ei registreerinud. Ja siis see, kelle lööki ei registreeritud, ta nagu alistas võidu, vaata. Mis oli nagu siuke hästi sportsmanship. Just. Ilusad vaadata. Ja see on täpselt siuke sport, kus sa ootaks siukest käitumist, et on hästi selline viisakas. Ja lahe, mul meeldib see siuke. Selline traditsioon mul meeldib. Näed, siin on see EP pistol grip. Pongi pistol otsas. Ja neil on niimoodi, nad hoiavad niimoodi. Mitte niimoodi, aga niimoodi. On sul mõõk käes? No jah, nagu torkad. Ja, makes sense. Su käsi ei ole vaata mingi värdi nurga alt. Aga ikkagi naljakas näha. See on ootamatu nurk. Ootamatu ja ma üldse ei ole nagu valmis, et ajad tegelikult nii on võib-olla loogilisem, aga ikka nõuab harjumust ma kujutan ette. Sest kui sa vaatad niimoodi, siis ikka mõtled, et nad on niimoodi vaata. Aga see on nii loogiline, sest tegelikult see on ju torge. Mitte see. Ja vaata, siit hoiab ka niimoodi. Isegi joonised. Ja on küll, jah, isegi joonistel on see rants meike. No see ilmselt paras täiesti. Aga nagu, no näe, oota, mis asja. Inglise Wikipeedial on Eesti see Eesti pilt või? Oh, kuule, jumal lahe ju. Vaata, mis leitsime. Väga lahe. No, aga eestlased on ju rüpja võitleid. Ei, ma ei mõtle, et me ei sobiks, aga nagu, et väga lahe. Kõikidest riikidest nagu meie mingisugune pilt. Väga lahe tõesti. Aga väga huvitav pilt lihtsalt, et nagu... Võib-olla oli keegi eestlane, kes redigeeris. Et referii tšekk Kristiina Kuusk's Weapon in the Challenge International. Võib-olla tal oli mingi probleem. International Descent Maur. Aga noh, loogiline on küll see pistoli grip, sest et sa ju tahad torget, mitte Slashi just. Slash. Slush. See vale pilt on väga hea. Vaata torkas läbi. Tegelikult on mõlemal kaenla alt, vaata. Ja. Kuskil pihta. Ma öeldi, et see mees vaatab siia poole. Ja. Ega sa seda kaamerasse ei saanud? Oh no. Kes sealt laed on? Ei, siit on ikka läbi läinud. Ja. Teisel ei näe, kas tal on see. No, peljad. Noh, tal on vaja nii riidet kui seenast ummelda. Teisel ka läbi. Ta on natuke nukkaris, jah. Aga kirjuta pulli pärast see rapier. Lihtsalt. Siis tahaks näha. Pulli pärast? Ja, nagu korraks vaata, et see, miks see välja näeb. Rapier. Slender surface to... Mingi siuke vaata. Rapieri see põhiline osa on see, et ta on kahepoolne. Mõõk on kahepoolne. Mis tähendab? Tal on 2 tera. Et nagu nii, nagu mõlemal pool on tera. Tavalistel mõõkadel on 1 tera. Päriselt, jah? News to me. Ja siis two-handed swordidel on ka
see . no see mingi musketäri meenutab asi . no see ongi musketäri On, jah? nagu neid reipijaid . näed , ja vaata , kus ta hoiab gripping the rapier , et nagu noh , täpselt see nagu . see on võimatu öelda seda sõna ju . nagu kõik need . kuradi . nüüd me läksime . kuidas sa siis ütled seda ? Two-sided , aga . Darth Maul , noh . jah , kuradi kahe otsaga relv mõlemast otsast . Blade side või midagi äkki . ta siin kirjeldas ka nagu . Two-sided blade . Slender Sharpie two-edged , edged , not just two-edged sword . Tool , double-edged sword on nagu ka , Idiom , jah . jah , on küll jah . aga nagu see on vaata see , kuidas nagu neid kirjeldatakse . aga nagu kõik mõõgad ei ole kahepoolsed nagu . nagu need , noh , vaata need varajane mõõgad nagu nüüd nagu ka näidatakse nii . nojah , selles mõttes , et see ju nagu lööd ühes suunas , onju . see on nagu loogiline küll ja vaata , kui sa ju , vaata , kui sul on kööginuga või midagi , ta on ka tegelikult vaata need kõik on nagu need vaata fantaasiad , need kuradi mõõgad , noh . küll jah . aga kui sa need teed , neid on raske teha . et mingi ilus sümmeetria siis . näeb ilusam välja vaata , et kui teine pool on ka . nagu , et kui sul on mõõk ja ainult üks pool on terav või see kuradi kööginuga . samurai mõõgad on ka . vähepoolsed . ja , aga noh , ta ei näe välja , vaata , ma mõtlen see suur mõõk , vaata , kus oleks , siis ta näeks välja nagu kööginuga . Nad on vaata õnneks siuksed peenikesed , siis neil , need jah , on küll jah . aga noh , vaata , nad on nii siukse huvitava kujuga ja kõik see , et nagu ei meenuta vaata mingit kööginuga . Katana on suht cringe . kõik mingisugune nagu noh , kuidas öelda , mingi madalam kiht internetikultuurist , kes nagu on seal , vaata . Need on siuksed mõned , neil on vaata katana kuradi mõõgad kodus kuskil ja mingi , mingi stuff , vaata . et ta on nagu muutunud nagu selliseks . jah , või mingi anime magamis , see padi või mingi , kõik selle kokku nagu . et on nagu veits ära rikutud siuksega , et nagu , et isegi kui sa nagu tahaks katana mõõka ja talle pole midagi ennast , sest ta on nagu kuidagi nagu rikutud maitsega . või noh , selle ma olen mõelnud selle peale , et nagu , huvitav , miks inimesed endale mõõkasid tahavad . nagu , et nagu keegi ei oska neid kasutada nagunii ju . et nagu sama hästi nagu siis nagu visatakse ette , vaata , et sul on relv kodus või mingi püstol kodus . okei . aga sul on mõõk kodus nagu . jah , mis vahet on , nagu sul on relv kodus . täpselt . nagu see , et sulle meeldib mõõk ja teisele inimesele meeldib näiteks püstol . ma ei näe suurt vahet nagu . ja minu jaoks on ka seesama . eriti veel , kui sul on nagu päriselt see selline , et nagu ikkagi sa saad seda haiget teha ja just ja isegi vaata , kui sul mõõk ei ole teritatud või midagi , ta on otsast ikka terav ja sa saad nagu haiget teha . Carlos , vaata mäletad need kuradi puidust , need treeningmõõgad , nendega saab ka haiget noh . ma ei mäleta küll . kas teil nagu näitas ka neid või ? mitte nüüd või mingi oleme mingi mitu korda mingi setse teinud sellega , võidelnud või midagi , kas ma ei mäleta või ? ma ei tea . ma olen küll jah . ta oli kogu aeg kodus , tal on see päris katana ka . aga ta elas Jaapanis . ma tahtsin just öelda , ta käis Jaapanis , see on loogiline ju . ja ta käis selles kendo trennis nagu , kus ta õppis selle võitlust nagu . just , et kuidagi nagu teenitud . jah , see on ju . väga . I mean , osta endale katanat mõõk , kui sa väga tahad , onju , aga samal ajal nagu , ma ei tea . Ei, no aga ma- lükatud mainega . ja no aga siis sul peaks olema nagu , et
see on nagu keeld osta nagu lihtsalt katana. Nagu sul peaks olema nagu ka siis nagu midagi muud juurde. Anime igast sitt on ümber. Ei, ma mõtlen, ma ei mõelnud anime. See läheb minu jaoks. Ma mõtlen, et siis sul on ka näiteks võib-olla mingi samurai, mingi turbis või mingi, ma ei tea, või siis originaalne mingi 16 sajand mingi see Jaapani maalid kodus või mingi, noh, mingi that some shit. Riisipaberist uks, jah. Või need kuradi puidust sandaalid või nagu, no ma ei tea, noh, et riisipaberist uks on ja lihtsalt niisama vaata, see on nagu tavaline mingi Mustamäe nõukakorter, kes on üks ruum on pooleks tehtud riisiuksega. Kusjuures, kuid. Jah. It's a vibe. Oleks küll, jah. Gaming corner. It's a vibe. Ja lähed sinna siis kõik on anime ja katana swords on niimoodi kuskil keskel niimoodi altar. Ja üks Pikachu. Üks Pikachu.